Tere päevast! Austatud akadeemiline pere, kallid kolleegid, külalised. Tänan selle võimaluse eest täna rääkida erialapäeval ja teema, millest räägin, on siis ettevõtlus ja innovatsioon. Loodan, et kannatate veel natukene, kuni saabub lõuna ja saame kehakinnitust. Enda taustast rääkides, olen soostehnika vilistlane, 27 aastat tagasi, toona tudengina, oli vaja raha teenida, kandideerisin ettevõttesse Tallinna Soojus ja sattusin innovatsiooni keskele. Ehk ei ole saanud täna rongi pealt maha. Sellel ajal olid teemad, millega tegeldi katelde üleviimine masuudilt maagaasile, võeti kasutusele uued eeldeeritud torutehnoloogiad, katelde üleviimine arvuti juhtimisele, et nimeta vaid. Aga mis toimub täna? Paar sõna Utilitasest, selgelt Utilitas on kaugenergia ettevõte ja tema juured on nii-öelda kaugküttes, aga täna oleme kaugelt suurem ja erinevates valdkondades kui ajalooliselt. Ehk siis, et tegutseme täna 9 linnas, pakkudes kaugkütteteenust, omame 5 soos- ja elektri koostootmisjaama, 44 katlamaja. Hulgi on meil juba täna päikseparke ja väga suur potentsiaal ja tegevus on seotud tuuleenergia valdkonnaga. Aga siiski, alustades kaugküttest, et võib nagu arvata, et kui räägime innovatsioonist, et tegemist on mingisuguse nii-öelda tootega, et keegi leiutab uue iPadi või AI või mingisuguse konkreetse lahenduse, siis tegelikult innovatsioon ikkagi meie silmis on see, kui teha asju paremini, teisiti, efektiivsemalt ja see ongi selline pidev protsess. Ja kui me räägime näiteks kaugküttest, siis ilmselt paljud on juba ka tuttavad, on selline graafik, et kuidas see kaugküte on siis ajas edasi liikunud. On väga selged trendid, et ühelt poolt on energiatõhusus, mida püütakse üha kõrgemale viia, teiseks on näiteks temperatuurigraafikud ja kogu see efektiivsus, mida saavutada, ja tegelikult tagatipuks siis ka energialahenduste mitmekesisus, et sellise lihtsa tootmise ja ütleme, võrgulahendusest me oleme muutunud selliseks hoopis keerukamaks ja komplekssemaks lahenduste pakkujaks. Veel enda taustast siis Utilitases, olen kaugenergia ettevõtete juhatuse liige ja minu vastutusvaldkond on siis tootmine ja edastus. Ja miks me seda kõike teeme? Ehk on väga selged poliitikad ja eesmärgid, mida me püüame saavutada. Ehk siis kliimaeesmärgid, ka Utilitas Grupp on seadnud eesmärgiks muutuda 2030 süsinikneutraalseks ja siin graafikul on näha, et kui me olime aastal 2008 täielikult sõltuvalt fossiilkütustest, siis juba aastaks 2027 me
oleme teel selleni, et meie fossiilkütuste osakaal on alla 10% portfellist. Ja sealt edasi aastaks 2030 on siis eesmärk saavutada süsinikneutraalsus. Ja mida me siis teeme selleks, et see on selline kompleksne tegevus erinevate projektide raames, et alates võrkude ikkagi uuendamisest, laiendamisest ehk liita üha rohkem ka mittekaugküttekliente, et me siiralt usume, et linnatingimustes on ikkagi parim energialahendus küttel on kaugkütte baasil. Et jah, eramajades, hajapiirkondades on mõistlik rakendada ka muid tehnoloogiaid, aga linnatingimustes pakub ikkagi võrk kõige efektiivsemaid ja laialdasemaid valikuid. Ja võrkude töökindlus kahtlemata võtmesõna, ehk siis, et oleme siin ka teel, et me siin ikkagi lähema 10 aasta jooksul sisuliselt kogu vana taristu suudame asendada, et tänaseks on seda tehtud siin kusagil 70% ulatuses. Ja miks on see oluline, on, et kuna me liigume sellised madalamatele temperatuuridele, siis ka tegelikult vooluhulgad ja rõhud süsteemides kasvavad ja kui me neid võrke ei suuda tagada töökindlana, siis on ka lihtsalt avarii ja töökindluse risk on oluliselt suurem. Kahtlemata kaugjahutus, uus teema, väga kiiresti arenev, et täna Põhjamaade näitel on ikkagi väga suurte sammudega seal edasi astutud ja tegelikult ühed maailma suurimad kaugjahutuse võrgud ongi Põhjamaades, mis tundub kummaline, aga ütleme, kus on traditsioonid kaugkütte arendamisel, on ka tegelikult see potentsiaal kaugjahutuse arendamiseks täiesti olemas. Ja ütleme, paralleeli tuues siis, ma ei tea, mingi aeg sõideti autodega, kus keriti aknad alla ja tuul puhus, aga tänapäeval ilma konditsioneerita autot keegi ei soovi ja tegelikult ka hoonetes on ikkagi see mugavus see, mida klient ostab, et ta ei osta eraldi kütet, ta ei osta eraldi jahutust, ta ostab seda mugavustemperatuuri, mis tal hoones on. Ja kahtlemata siis selline tegevuste mitmekesisus ehk siis alustades jaamade efektiivsuse suurendamisest, et täna on Utilitase koostootmisjaamad ikkagi varustatud suitsugaaside kondensaatoritega ja nende teise astmetega, soojuspumpadega ja ütleme, et kui kasutada alumist kütteväärtust, siis need jaamade kasutegurid on juba üle 110%. Ehk siis, et see on kindlasti üks trend, et kohalike kütuste, näiteks biomassi kasutamine on oluline, kuid seda teha võimalikult efektiivselt. Ja teiseks on siis muud tehnoloogiad, ehk siis, et soojuspumbad, et täna me ehitame Tallinnas Paljassaares 110 megavatist reovee ja merevee kombineeritud lahendust, mis on suhteliselt unikaalne, kuna just selle tõttu, et ta kasutab sisendina nii reovett kui merevett. Ja kogu see elektrifitseerimisvaldkond on kindlasti teema. Et nii nagu Rahvusvaheline Energiaagentuur on ütelnud, et tegelikult on möödas fossiilkütuste ajastu ja käes on elektrifitseerumise ajastu. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et üha rohkem võetakse kasutusele taastuv energialahendusi, et tegelikult hiljuti oli just uudis, et esimest korda ajaloos on siis taastuvenergia lahendused ületavad fossiilkütuste siis osakaalu ja selles mõttes osakaalu, et mitte üldmahus, vaid et kui seni 50 aastat on olnud söeajastu, ehk siis et kivisüsi on see, mis on olnud nagu number 1 maailmas energia tootmiseks, siis tänavu oli esmakordselt, kus siis taastuvenergia maht ületas söe baasil toodetud energia mahtu, mis on iseenesest juba märgiline. Ja kui vaadata korra otsa sellele
pildile, mis meil täna vastu vaatab, siis midagi rõõmustavat ei ole. Et meie regioon on väga selgelt energiadefitsiidis, et me peame ikkagi vaatama, et Baltikum ja meie lähiriigid on see, mis me elektrienergia turu suurimad mõjutajad on ja paraku jah, ütleme ligi kolmandik on see, mida me täna rohkem regiooni sisse ostame, kui me ise toodame regioonis. Ehk siis, et on väga selge vajadus uute elektritootmisvõimsuste järgi ja mitte sõltuda impordist teistest riikidest. Et selleks Utilitas ka väga tugevalt panustab ja on ehitatud siin lähiaastatel uusi tuuleparke ja on ehituses näiteks Telšai tuulepark Leedus ja tegelikult plaane on päris laialdaselt, et kokku ligi 4 gigavatti võimsuses erinevaid planeeringuid nii maismaal kui ka merel on siis see, mis on arenduses erinevates staadiumides ja loodetavasti nii mõnigi neist realiseerub. Aga selleks, et mitte arvata, et me tegeleme mingigi sellise erakordse asjaga ja mõtleme ise siin nii-öelda välja, aga kui vaadata näiteks, mis toimub teisel pool lahte Soomes, siis seal on tegelikult samamoodi, nad näevad oma majanduse eduvõtmena ikkagi elektrifitseerimist ja sellise süsinikneutraalse keskkonna saavutamist. Et minu teada on neil 2035 juba üleriigiline eesmärk ja kui vaadata, mis on siis nende sisendid, kuidas seda energiat toota, siis tasub tähelepanu pöörata just sellele tuuleenergiale. Et sisuliselt nemad näevad, et võrreldes teiste valdkondadega on seal hüppeline ikkagi potentsiaal. Ja miks see nii on? Et tegelikult on juba praegust, et Soome on väga edukas oma elektri, kuna see hind on võrdlemisi soodne ka selle majanduse arendamisel, et neil on kusagil 100 erinevat andmelaoprojekti, kokku võimsusest 1680 megavatti. Ainuüksi tarbimist, mis tuleb nii-öelda sellise AI ja kogu andmetööstuse äri, et need on tegelikult numbrid, mis teevad kadedaks. Meil väga pole midagi täna. Ja kogu selles valguses on siis erinevate energialahenduste koostöö, et täna ikkagi elekter kui peamine allikas, jah, tõsi, taastuvelekter on volatiilne ja on tunnid, kus teda on palju, on tunnid, kus teda on vähe, ütleme, energiasalvestus ja kasutamine erinevate tehnoloogiate vahel, et nii elektrisalvestust, soojusesalvestust, siis elektrist, näiteks rohelise vesiniku tootmine, kas on siis e-metaan, ammoniaak, et siis selle ümbertöötamine, ütleme, mingiks teiseks tooteks on kindlasti väga suure potentsiaaliga, aga siin on ka, ütleme, nende protsesside käigus vabaneb soojust ja selle soojuse omakorda ärakasutamine on samuti võimalus. Ja kogu selle, ütleme, ülene teema on kindlasti kogu digitaliseerimine ja ütleme, et siis majanduslik pool, et teha õigeid valikuid ja tagada just ka tarbija poolele võimalikult konkurentsivõimeline hind on see, mida me peame alati silmas pidama. Et siin üks näide meie väokompleksist, et kus me oleme erinevaid tehnoloogilisi lahendusi kasutanud, et alates siis päikseparkidest jaama efektiivsuse suurendamiseks siis suitsugaaside kondensaatorid, soojuspumbad, kasutusel on elektrikatel ja ka värskelt rohevesiniku tootmine ja tankla ja on sisuliselt valmis ka meil soojussalvesti. Et sellisel kujul on, meie näeme tuleviku energialahendusi, mis on
kus on erinev koostöö just, selline sector coupling võib-olla nimetada inglise keeles, et kus me saame kasutada erinevaid energiaallikaid ja salvesteid siis tagamaks võimalikult soodne tootmine nii soojuse kui elektri vaates. Et üks slaid ka rohevesiniku osas, et Baltikumis esimesena on siis loodud rohevesiniku tootmine samas veokompleksis ja tegemist on siis sellise tervikahelaga, ehk siis on ka valmis ehitatud 2 tanklat ja teil on võimalus tellida kõigil auto Boltist, mis sõidab vesinikul ja proovida, kuidas siis selline sõiduk ka tundub. Ja loomulikult, et siis taastuvenergial ongi erinevad väljundid, mis just oli ka jutuks, et see sünteesimine ja erinevate toodete saamine läbi siis selle odava elektri nendel tundidel annab siis teistpidi uued võimalused erinevatele sektoritele. Aga kokkuvõttes tegelikult, kui me räägime innovatsioonist, siis minu hinnangul on innovatsioon väga laiapõhjaline, et me ei saa kitsalt ütelda, et see on kuskil tehnoloogia, et me nüüd oleme tootmises, arendame kas elektrit või tootmist või soojustootmist sest tegelikult see innovatsioon ja lahendused jõuavad ikkagi väga erinevatesse valdkondadesse, kaugelt mitte kõik ei ole siin ekraanil, aga kas või uued hinnastustooted, kas kliendile, hoonetele suunatud energiatõhususlahendused, nimeta vaid. Et tegelikult on seda innovatsiooni tegelikult väga laiapõhjaliselt kõigis harudes ja kogu selle ütleme, ühine nimetaja on ka väga laias laastus digitaliseerimine. Ehk siis tulevad tõesti rohkem AI-põhised lahendused ja kogu selle süsteemi komplekssuses ongi see oluline, et inimene Excel ei suuda enam valikuid teha, vaid tulebki võtta appi juba programmid, mis suudavad neid valikuid inimeste eest teha. Ja minu poolt kokkuvõttev slaid oleks see, et kogu energiavaldkond, et see vajab selliseid ühiskondlikke kokkuleppeid, meil on vaja väga selgelt ikkagi kokku leppida, et mida me tahame saavutada, mis ajaks me tahame saavutada ja meile väga meeldib Utilitases korvpall. Ja korvpall on meeskonnamäng, ehk siis, et tegelikult üksikuna me ei jõua sihile, peame tegema valikuid ja Eestis on oluline energiajulgeolek ja sõltumatus teistest riikidest, et selle saavutamine on kindlasti meie lähituleviku üks põhiülesanne. Aga mina tänan.